Seda kindlasti ei olnud, mingit 150 kilomeetrit tunnis ma välistan, et see üldse oleks olnud, et ma seda tunnet ka letti lugedes. Ansipi sõnul polnud tal ka kusagile kiiret. Seda järitanud autos istunud mehe juttu peab ta aga totakaks. Minu meelest on see äärmiselt rumal seletus, et sõitsin rahulikult ja korraga jõudsin järgi ees kihutavale autole. Midagi veel totakamat annaks välja mõelda. Aga nii see seletus televisioonis ometi kõlab. Kuulame siis, mida ütles Ansipi autot järitanud Andres. Kusagil 4 paiku Mäo-Eestis sõitsid meie ees must ilma ühegi eraldusmärgita Jeep BMW X5 ja tema ees tavaline BMW ja sõidustiil oli, ütleme nii, et kiirustav ja pisut natuke ohtlik. Peaminister pidas absurdseks ka Andrese edasist seletust. Ja kui nüüd jõuti järgi, siis nähti siniseid tulesid, mis küll vilkusid, aga ega see saanud ometi vilkur alla. Ma ei tea, peab ikka fantaasia olema, et vilkuvad sinised tuld mitte vilkuriks pidada. Ja mis siis sellega öelda taheti selle vilkuva tulega, et oli see mõni siis tuunitud värk, stroopomängi. Tagaklaasi peal olid vahepeal mingisugused sinised tuled, aga kas need mina ei tea, kas see on vilkur ja kuidas peab selle peale reageerima. See ei olnud tavamõistes vilkur, mis on politsei või kiirabiauto katusel. Kuidas aga Andrus Ansip siis ikkagi ise midagi ei märganud? Ansipi sõnul räägivad julgestuspolitseinikud autos nii vaikselt, et ta nende juttu ei kuulegi. Tavaliselt nad räägivad kuskile varrukasse. Ja sedamoodi käib suhtlus ka saatva autoga. See jutt ei ole üldse huvitav. See on jalakäija paremal, parkiv auto ees vasakal. Niisugune jutt, kaua sa seda juttu kuulad, et ikka lülitad välja ennast. Ansipi kihutamisjutt jõudis avalikkuseni vaid loetud päevad peale seda, kui Tallinna linnapea Edgar Savisaar sai kätte karistuse kiiruse ületamise eest. Mõlemad juhtumid leidsid aset meeste puhkuse ajal. Edgar Savisaar jäeti 3 kuuks juhiloata, kuid jala ta siiski käima ei pea, sest tööl olles kasutab ta autojuhi teenuseid. Selle roolis on kogu aja olnud autojuht. Ma juhin siin tähelepanu sellele, et kui toimus see liikluseeskirjade eiramine, siis ma olin oma isiklik autoroolis. See oli mu puhkuse ajal, kuidas see teisiti ette kujutas, et ma puhkuse ajal sõidan ka ametiautoga, ega mina ei ole ju peaminister. See ajata mind keegi kellegagi.